Nii tore, et sa Rait olid meile saatesse rääkima üleüldiselt enda õpingutest Tartu Ülikoolis ja üldse, et mida sa praegu teed. Ja tutvusta üldse ka kuulajale, et kes sa oled, kuna sa lõpetasid meil siin Tartu Ülikoolis Tehnoloogia Instituudis eriala ja ootame põnevusega. Väga põnev saade tuleb kindlasti. Ma astusin bakalaureusõppes erialalis arvutitehnika 2014, kui ma olin lõpetanud keskkooli. Siis oli aasta kaitseväes, 20 siis lõpetasin järelikult magistri. Sealt ma olen tulnud 5 aastat Tartu Ülikoolis ja Tartust ei ole veel minema kolinud. Et on leidnud siin tegevust küll. Minu lemmik küsimus on alati see, et miks just sina tulid arvutitehnikat õppima, et kuna tõesti väga palju erialasid on, et miks sa tol hetkel just otsustasid selle eriala kasuks? Mul oli suht selge, et ma tahaks Tartusse tulla, sest et ma ise olen Tallinna kandist pärit. Ja ma tahtsin lihtsalt nagu vanematest eemale tulla ka. Ja siis Tartu oli põhimõtteliselt ainult valik. Ja ma tahtsin teha midagi oma kätega. Selles mõttes, et ma olin juba keskkoolis natukene sellist baasprogrammeerimist Pythoni baasil ja Scratchis olin kastikesi lohistanud, et panna asju kokku. Seda olin teinud. Ja ma tundsin, et tegelikult seda võiks teha ka edasi, aga ma ei tahtnud teha seda nagu terve päev klaviatuuri taga istumist. Ja ma oma peas sõnastasin selle niimoodi, et tegelikult ma lähen natuke kaugemale. Ma tahtsin teha midagi oma kätega ja lisaks siis Tartu Ülikooli arvutitehnikale või informaatikale oli seal kõrval, ma arvan, et suhteliselt tugevalt ka Lennuakadeemias on raadioside, navigatsioon, selle poole nagu tehniline osa. Maaülikooli poole ma väga ei vaadanud, kuigi nüüd viimaste aastate jooksul ma olen aru saanud, et ka seal on tegelikult väga tugev ja väga äge selline baas, mida sealt saab saada. Ma arvan natukene isegi võib-olla praktilisem kui Tartu Ülikoolis, aga see selleks. Igatahes kuidagi lõpuks see nagu Tartu Ülikool jäi sinna fookusesse ja siis oli küsimus, et kas arvutitehnika või informaatika. Ja minu peas on see koht, et ma ei näe, et ma suudaksin ennast motiveerida, et mul oleks huvitav, kui ma terve päev istuksin klaviatuuri taga ja peaksin midagi tegema. Ja kui ma pean nüüd võrdlema neid kahte eriala, siis minu peas ongi hästi lihtsustatult, mis on väga nagu julm lihtsustus, on see, et informaatikas sa istud klaviatuuri taga, mis iganes sest edasi lähed, sa istud klaviatuuri taga. Tegelikult see on igal erialal tänasel päeval juba niimoodi, eks ju, et see tegelikult su igapäeva töö saab olema arvuti taga istumine. Nüüd arvutitehnikas sul on see mingi vaheldus vähemalt, et kui sa ei viitsi seal klaviatuuri taga istuda, siis sa lähed ja võtad jootekolvi, teed seal natukene käsitsi mingeid asju, võtad akurelli, teed käsitsi asju, vahepeal lähed teed arvutis asju, kas äratad ellu mingi asja, mille sa oled vahepeal ehitanud või annad sisendi veel järgmisele masinale, et ta teeks sulle need asjad valmis. Ja ma tunnen, et see minu jaoks personaalselt on palju vaheldusrikkam kui see, et ma lükkaksin seda koodi järjest 5 päeva nädalas näiteks. Mis ka mingis olukorras võib ka seda teha ja ma arvan, et ma leian ka sealt teatavat rahuldust mingil hetkel oma elus. Aga ma tunnen, või vähemalt siis eriala valiku hetkel ma tundsin, et mul ilmselt hakkaks igav. Seal olid argumendid. Sellel hetkel, kui mina pakasse pidin tulema, siis informaatikud said 200 eurot stippi ja tasuta uue arvuti. Arvutitehnikud said, kui nad olid tublid, siis said 160 eurot stippi. Informaatikud pidid ka tublid olema, aga see absoluutarv oli palju suurem, kellele seda toetust jagati. Arvutitehnikud said 160 eurot stippi ja said võtta Arvutiteaduste Instituudi raamatukogust 5 aastat vana läpaka, mida nad ka said kasutada. Siis nagu peaaegu said arvuti ka, küll nagu kordades kehvema, aga et see võimekus oli olemas. Ja ma lõpuks tundsin, et see 40 eurot siis ei kaalu üles seda vaheldusrikkust selles õppimises ja erialas, et mina otsustasin arvutitehnika kasuks. Ei kahetse, proovisin ka tegelikult võtta isegi füüsikat kõrval erialaks sealt vahepealt, siis vaatasin, et keskmine kukkus liiga palju ja siis otsustasin, et ma ei pinguta nii palju. Ühesõnaga, kui sa nüüd mõtled tagasi enda bakalaureuse ajale, mis olid need õppeained, mis nagu tõesti sa tunned senimaani, et andis sulle väga palju juurde ja väga kasuks tulid?
kuna tihtipeale küsitaksegi arvutitehnika eriala sisu, et mis õppeainet saab valida, et võib-olla sa kuulajale räägiksid ka mõnest põnevamast erialast või nii-öelda õppeainest. Neid on palju. Arvutitehnikas on väga palju, väga huvitavaid. Aga just, mis oli sinu jaoks, et mis andis sulle nagu sellise baasi alla, et sa tõesti tahtsid magistrisse edasi ka tulla, et... Noh, ma vastan su küsimusele teiselt poolt, et ma ei hakka üldse sellest, et mille pärast ma tahtsin tulla magistrisse edasi, kas seal oli mõni õppeaine, ei tea niimoodi kohe, aga ma räägin üldiselt, hästi üldiselt, me juba leppisime kokku, et ma võin juhtida natukene seda vestlust, siis ma juhin. Mina tulin ülikooli, siis ma tegin natuke teistmoodi, kui tavaliselt, ma arvan, inimesed teevad ja võib-olla tänapäeval ei saagi seda teha niimoodi, sest et ma tean, informaatikutel on suhteliselt range oli juba siis, et sa läksid, sa võtsid oma su erialas oli, sul tuli see 30 EAP-d, mis sa pead semestris tegema, tuli suhteliselt täpselt täis, sa ei saanud väga palju võtta järgmise aasta aineid ette, mis sind võib-olla oleks huvitanud, sest et mingid eeldusained on läbimata, et ta oli suhteliselt nagu siuke kindel rada. Ma tean, füüsikas on umbes samamoodi. Aga arvutitehnikas tegelikult oli see valik oli vaba. Ja ma olen selles mõttes hästi nagu privilegeeritud, et ma tulin keskkoolist ja mul tuli vähemalt tol hetkel nagu loengus või tunnis asjade omandamine võrdlemisi lihtsalt välja. Ehk siis ma ei pidanud nagu vaevama ennast liiga palju iseseisva õppimisega. Mis tagantjärele vaadata, see on suur negatiivne osa, sest ma ei õppinudki õppima. Ma ei õppinud baka jooksul ega keskkooli jooksul õppima, sest magistrist see haamer tuleb. Ja siis sa pead lihtsalt nagu ise endale asju hakkama selgeks õpetama. Ja kui ma tulin, siis esimene semester on niikuinii hästi palju ühtlustavaid aineid, et kõigil oleks sama baas, kust minna, programmeerimise algkursus, füüsikaline maailmapilt, mis ma arvan, et mul nagu suurem osa programmist oli selge. Ma ei tea, kas on füüsikaline maailmapilt, ta oli minu ajal, ta oli teise nimega. Ühesõnaga, see suur füüsika alusaine. Ja ma võtsin esimene semester äkki, ma ei tea, 57 ainepunkti äkki. Selle sees oli... Ja norm on 30, ütlen siia märkuseks. Selle sees oli robootika praktikum, mis tähendas Robotexil osalemist. Ma ei tea nüüd elektroonikast mitte midagi, et selles mõttes ma tunnen oli nagu halb valik. Samas keegi hilisema kursuse tudeng ütles, et kui sa selle võtad, siis sa nagu saad kohe nagu mingid asjad selgeks, et sa pead nagu õppima. Teine asi, mis ma võtsin, mis ei ole ilmselt populaarne valik tavaliselt arvutitehnika tudengite seas, on selline õppeaine nagu teadusaime loengutes. Kas oled kuulnud sellest? Ausalt öeldes ei ole. See on sisuliselt aine, mis viib sind siis sellisesse organisatsiooni nagu teadusbuss. Ehk siis selline sissejuhatav viis teaduskommunikatsiooniks, kuidas teha selgeks võib-olla teaduslikke asju kooliõpilastele, aga samamoodi arendab hästi palju sellist seletusoskust ja sellist baasfüüsika, keemia, maailma lahti mõtestamise oskust. Ja need on mõlemad, need kaks ainet siis robootika praktikum, vist oli robootika praktikum, selle nimi ilmselt on praegu ka? Jah, see niimoodi. Jah, see 6 ainepunkti ja teadusbussi 6 ainepunkti on mõlemad sellised ained, kus sind visatakse vette ja siis öeldakse, et uju nüüd, et sealt saab välja. Ja kuidagi ma sain nüüd siis, tegin ära need ained, käisime Robotexil, üle ootust hästi ei läinud, ka see progress oli selline teataval määral keerukas, seda enam, et elektroonikast ma ei saanud veel mitte midagi aru, mingist programmeerimise baasist enam-vähem sain, mehaanika mõttes midagi nagu õppinud ei olnud, aga kodus oli vineeri saag olnud, nii et ma oskasin nagu natukene oma käsi liigutada. Mis kõige hullem oli see, et ma sellel hetkel veel ka käisin rahvatantsus, korvpallis ja veel võib-olla mõnes trennis ja kõik need robootika praktikumi, siis praktikumid olid, ma arvan, kolmapäeviti kell 8, mis on täpselt mul oli 6-8 üks trenn ja 8-10 teine trenn, et ma ütlesin algus ära, et ma ei saa üheski osaleda, võib-olla mõni üksik kuskil vahepeal, kas see on üldse nagu okei, et ma võtan selle aine, pigem öeldi, et nagu mitte soovituslik, aga et kui sa teed vabal ajal, oma ajal paned siia need tunnid sisse, et siis tegelikult see on okei. Et peaasi, et see asi lõpuks valmis saab.
ja ma arvan, et meil tiimitöö võib-olla ei sujunud nüüd maru hästi seal, sest et samamoodi kellel olid mis ajaaknad ja mina kunagi kohal ei saanud käia seal, kus juhendajad olid. Aga lõpuks saime tehtud. Ja siis oli esimene semester üle elatud, pluss siis veel, mis iganes need 12 EAP-d läksid sinna ja veel siis 45 või 47 või midagi sellist. Teine semester võttis, ma ei tea, 51 äkki. Ja mis ma... Wow. ja ma ise olen enda jaoks sõnastanud selle ka natuke niimoodi, et ja ma näen seda kõrvalt. Näiteks, kui inimesel jääb bakatöö tegemata, siis see asi jääb venima. Et sa pead ära tunnetama, kui sul on seda momentumit, seda hoogu, millega minna ja siis selles mahus, selles kapatsiteedis, mis sul on, et tee nii palju, kui sa suudad, peaasi, et sa päriselt teed. Ma tean, mul on ka hästi palju aineid, mis ma lihtsalt võtsin, sest ma olen mingi ma olen niisugune koguja, et ma tegelikult kogusin natuke neid EAP-sid sellel hetkel ja võib-olla ma ise kahetsen, et võib-olla võrgutehnoloogiad on niisugused ained, millest ma lihtsalt nagu libisesin läbi, ei õppinud mitte midagi. Sain 2, ma ei tea, 6 EAP-list ainet äkki, võib-olla 6 ja 3, võib-olla 3 ja 3. Ja ma praegu tunnen, et mul oleks igapäeva töös vaja neid teadmisi, mis ma sealt ei omandanud. Aga efektiivselt siis ma selle 2 esimese semestriga võtsin ära kõik bakalaureuse matemaatikaga seotud ained, mis tegelikult on nagu muidu 3 aasta peale ära jagatud. Ja siis ma jõudsin sinna maale, kus ma olin siis 13 aastat oma haridusteed esimesest klassist kuni baka esimese aasta lõpuni. Ma olin alati pidanud vihikuga koolis käima. Sellest hetkest edasi ma ei pidanud, sest mul oli ainult ained, mida ma teen arvutis. Ja võib-olla see on tänapäeval äkki kõik matemaatikatunnis käivad ka niimoodi, et nad ei kanna vihikut kaasas, ma ei tea. Igatahes minu jaoks oli see nagu jälle mingi enesetõestamisvajadus ka natukene. Aga et sain sellest üle ja siis sain nagu keskenduda sellele siis nagu erialasele poolele. Ma korra küsiksin sinu käest seda, et esmakursuslased alati räägivad, et see esimene semester on tõesti kõige hullem. Võib-olla kas sul oleks öelda paar nippi või tähelepanekut, et kuidas võiks nagu sinu kogemuse pealt, et kuidas seda protsessi tõesti nii-öelda leevendada, et tudengid tõesti jõuaksid ka teisele nii-öelda semestrile, kevadele? Jah, minul ilmselt olid raskuspunktid võib-olla teises kohas. Et selles mõttes mina omandan asju, kui ma käin loengus suhteliselt hästi. Et kui minu ette, kui keegi on vaeva näinud ja valmistan minu jaoks ette tunnimaterjali ja tuleb sinna, et mulle anda seda infot, siis ma tunnen, et võrdlemisi lihtne on minul käia loengus kohal, kuulata, võtta see info vastu ja omandada see suhteliselt kiiresti. Ma ei tea, kas see on kõigil nii. Ma arvan, et ei ole, et kõigil on oma mingid õpimeetodid, aga minu jaoks see töötas, mis tähendab seda, et kui sa tuled esmakursuslasena, siis kõik need loengud on sinu jaoks, et anda sulle uusi teadmisi. Käi seal kohal ja võta see vastu. Ma arvan, et see on selline nagu esimene samm ja selle sammu sees on see samm, et sa pead ise huvi tundma, mida on hästi lihtne öelda. Et kui ikkagi loeng on igav, siis loeng on igav ja mul on nagu raske seal võib-olla hoida ennast huvitatuna. Et kui sa leiad enda jaoks selle nagu viisi, kuidas mõelda see loeng huvitavaks, kui sa saad aru, miks sul seda vaja on, ma ei tea, mul ka osad ained, ma ei saanud kohe nagu aru, et miks mul seda vaja on, sellel hetkel, kui see arusaamine tekib, eks ole, siis ka läheb see märgatavalt huvitavamaks, siis ma saan aru, miks ma peaksin sellest asjast aru saama, miks ma peaksin tahtma seda õppida. Et kui sa suudad ise endale nagu leida mingigi väikse selle nurga, siis ava oma mõistus ja kõik need õppejõud ja teised tudengid on tegelikult siin ümber selleks, et sina saaksid targemaks. Et ma arvan, et see on see võib-olla minu puhul vähemalt. Käi kohal, tööta kaasa ja tegelikult sa pead iseseisvalt palju vähem pingutama, kui sa võib-olla muidu pead. Need 2 põhimõtted siis praegu kõlasid väga hästi ja läheme nüüd edasi, kui sa oled nüüd bakalaureuse astmest Ma ütlen ühe veel. Sa enne küsisid, et lemmikaine või midagi, mis on meelde jäänud. Eerik Kilbis käis siin podcastis natuke aega tagasi.
ma väikse siukse tagasiside kommentaarina ütlen, et ma arvan, et tal oleks väga palju rohkem huvitavaid asju rääkida. Et kui võimalik, siis ma hea meelega kuulaks veel. Jaa, Eerik on meil tõesti selline, Eerikal on väga palju kogemust. Tal õnnestus väga lihtsalt siit läbi libiseda sellest podcast. See oli kõige lühem podcast, ma kuulasin need kõik järjele, et võib-olla see oligi eesmärk, siis ta sai sellega väga hästi hakkama, aga lihtsalt viskan õhku, et mina hea meelega kuulaksin veel huvitavaid asju. Ja temal on selline aine nagu elektroonikaseadmete disaini tootmine. Saan aru, et ikka veel on see aine tal ja ma arvan, et see on äge aine. Esiteks, mina mäletan, et minu õppeaastal ta tuli, iga kord kui tuli loengusse, tal oli kohvitops. Siis ta võttis sealt lonksu, krimpsutas nina, tegi mingi kommentaari selle, et see on jube halb kohvi ja terve semester iga loeng ta tuli selle sama kohvitopsiga, tegi täpselt seda sama protseduuri. Ja ma kuulsin, et inimeselt, kes järgmine aasta võttis seda sama ainet, et ta tegi täpselt samamoodi, et mind väga huvitaks, võib-olla ta teeb seda ikka veel. No nii, võrime välja. Ja, aga see on siuke väike nali. Aga ma arvan, et see aine iseenesest on selline, see samm sellesse nagu päris elektroonikasse, see esimene väike samm sellesse nagu, et mina võtan oma kätega ja panen tina selle õige koha peale ja sellest saab pärast mingi asi, mis ärkab ellu. Selle kursuse lõpus ma sain ühe kingituse Eerikult. See oli Atmega 32 U4 mikroprotsessor väikese siukse breakout plaadi peal. Ütles, et siin parimale läbi ole väike kingitus. Mul järelikult tuli hästi välja. Ma veel ei saanud täpselt ise aru. Ja siis ma võtsin vastu ja küsin, mis ma teen sellega? Ja ma ei mäleta, kas ta vastas seda või ma oma peas sõnastasin seal niimoodi, aga sisuliselt see vastus on, et kõike. Et ükskõik mida. Maailm on valla. Sisuliselt ongi need ja maailm on valla ja ma ei saanud sellest väga täpselt aru, kuni siis mingi hetk ma natuke hakkasin nagu mängima erinevate väikeste mikrokontrollerite ja plaatidega ja siis ma olin, et tegelikult ma saangi nagu kõike teha. Et väga vahva. Kasutasin selle ühes teises projektis ära selle plaadi, aga ma arvan lihtsalt, et see aine ise on üks selliseid nagu parimaid alustalasid. Et kindlasti on seal matemaatika, füüsika alustalad, aga see on see, mis tõmbab su nagu sinna päris nendesse päris asja kohe sisse. Muidugi digitaalne loogika ja see, mis tänapäeval vist on matemaatikaline maailmapilt, kõik need, ma tunnen, et see arvutitehnika baka annab, kui sa tuled ja sa tahad nagu saada uusi teadmisi, siis need on täpselt siuksed asjad, mis nagu, et ma ei oleks elu sees osanud ise nagu uurida selliseid asju ja et need aitavad, mina igapäevaselt mõtlen välja sisuliselt mõistatusi ja puslesid ja see nagu inseneri maailmavaade, mis sealt tuleb lihtsalt sellest, et sa saad aru, kuidas nagu mingid digitaalsed loogikalülitused töötavad mikrokontrolleri sees ja see, kuidas ja kus ma saan nagu igapäevaselt rakendada samu teadmisi, et ma tunnen see nagu baas lihtsalt kas või, ma ei tea, psühholoogiks edasi minekuks, kui sa tahad näiteks seda õppida edasi. Et sealt selline nagu reaalteaduslik maailmavaade ja kuidas selle abil siis lahti mõtestada sotsiaalteaduslikke probleeme, muidugi ka reaalteaduslikke probleeme, aga et see tegelikult annab väga palju juurde. Olen täiesti nõus, et räägi mulle korra sellest ka, et kui sa nüüd bakalaurusastmel, mis sa lõputööna tegid? Et tavaliselt teie tudengid saavad kõike teha, mida nad soovivad, et isegi kassisöötmise robotit on tehtud, et mida sina tegid või mida sina uurisid? Ma tegin sellele samale robotondile driveri. Ahaa, ehk siis sina oled siis sellest robotondi koolkonnast välja kasvanud, on ju? Ma sellel hetkel veel ei eksisteerinud seda koolkonda, et pigem oli vist üks bakatöö oli enne mind, kes oli teinud siis nagu selle standardi loonud. Ja ma ise ei paneks ennast väga nagu tugevalt mingi märgilise rollina sinna, aga ma saan aru, et minu bakatööd on lihtsalt, kuna see on sama platvormi kohta olnud, siis sellele on viidatud hilisemalt ka natukene. Ja tänasel päeval see sõidab ilmselt Rossi peal, ma ei tea, kas Ross sulle ütleb midagi? Ja praegu on juba generatsioon 3. Ja, et meil on isegi vana generatsiooni oma on siin laua peal praegu. Et siis see sama roboti operatsioonisüsteem, siis sellele siuke driver, et saaks Rossi istutada selle asja peale, et ta võiks kohe töötada, siis selle mingi esimene versioon, ma arvan, on see, mille mina enam-vähem proovisin seal teha.
kui ma tagantjärele vaatan, siis ma tunnen, et ma olen hästi osav nagu suure mulli puhuja, et ma tihti nagu teen vähem tööd, kui välja paistab. Et ma ise ka, kui ma mõtlen selle reaalse töö peal, mis ma tegin, siis võib-olla see on bakatööd nagu väärt ja miks mitte ja oluline asi, aga et ma kindlasti kirjutasin sellest oluliselt rohkem kokku, kui ma ise sisimas tunnen, et ma tööd sinna panustasin. Aus ülestunnistus siin nüüd aastaid hiljem, aga sa nüüd bakalaureusastme tegid ära, käisid vahepeal kaitseväes, siis sa tulid tagasi, sa tulid meile magistrisse, arvutitehnika robootika ja mis tunnetega sa tulid siis magistrisse, et tavaliselt ongi tudengitel see, et kas nad tulevad siis peale baka lõpetamist siis meile või nad lähevad näiteks välismaale edasi, et miks sa just otsustasid Tartu Ülikoolis jätkata enda magistrantuuri, et mis jäi see bakalaureusastmes puudu, et kuidas sa ise nagu tunned? Ma ei tea, kas puudu jäi midagi, aga ilmselt oli lihtsalt nii palju oli nagu head kogemust all ja ma selles mõttes ei ole nagu ilmselt väga iseseisev inimene olnud nendes faasides, et see, et nagu välismaale minna, ma tean, et lihtsalt kui ma juba alguses ülikooli tulin, kui ma Tartusse tulin, et enne seda ma siin käisin ka sihtisin välismaale erinevatesse ülikoolidesse ja siis seal nagu otsustasin, et ma ikkagi tulen Tartusse. Ja nüüd baka ja magistri vahepeal ma ei mõelnudki väga palju selle peale, ma ütleks. Et minu jaoks tundus siuke loogiline samm ja siis ma siia tulin. Ja mis see olulise mõttetera sa võtaksid just magistriõpingutes kaasa? Et sa päris pikalt praegu seletasid meile enda bakatausta, et mis olid põnevad ained, mis on sulle elus kasuks tulnud, aga mis just magister on, nagu tavaliselt inimesed küsivadki, et mis seal oli nii-öelda teistsugust või mida sa juurde õppisid? Ma tean varasemalt, kui ma olen ka kuulanud neid samu podcast'e siin, on öeldud, et hästi praktiline. Ma arvan, et jaa, ühest küljest küll. Teisest küljest mina ütleks, et on nagu hästi suur vabadus. Ja võib-olla see on jälle see, kuidas mina nagu enda õppekava üles ehitasin. Ma läksin natukene seda teed, et esiteks ma sain ülipalju punkte bakast üle tuua, sest et mul lihtsalt olid tehtud mingid asjad. Teiseks, ma võtsin neid asju, mis mind huvitasid. Mul ei olnud ka mingites nagu moodulites isegi mingeid, ütleme siis hästi laialt nagu tehisintellektiga seotud õppeained. Mingi osa oli masinõppe pildi tuvastus, aga ka lihtsalt, ma ei tea, tehisnärvi võrgud, mingid asjad veel, mis olid siis valdavalt nagu ATI suunalt, Arvutiteaduste Instituudist, mis on siis ütleme informaatikute mingisuguses õppekavas, mingis moodulis, magistris, mis ei olnud otsest arvutitehnikas sees. Et ma lihtsalt võtsin endale juurde. Ma juba bakas võtsin ilmselt nagu peaaegu 30 EAP jagu asju üle, mis ei läinud kuskil arvesse. Lihtsalt asjad, mis huvitavad. Mis on teine pool sellest, et kui ma enne ütlesin, et mõelge endaks huvitavaks need ained, mis on su õppekavas, siis tegelikult sa saad ülikoolis kõike. Et mingid, ma ei tea, arstiteaduste aineid on raske endal nagu juurde pookida, aga tegelikult mis iganes siin nagu huvitab, sa saad neid asju juurde võtta. Ja et lõpuks oligi niimoodi, et ma läksin, ma ei tea, kas semester või 2 enne, läksin siis programmijuhi juurde ja ütlesin, et mul on niimoodi, et kas ma peaks nagu selle mooduli nagu kokku ajama siit või nagu selle, et mind võib-olla nagu see konkreetne asi nii väga ei kõneta. Ja siis seal vaadati otsa öeldi, et sul on nagu mingi rohkem kui mooduli jagu võetud neid tehisintellekti asju, et paneme selle sulle nagu üheks mooduliks. Mis ma ei tea, kas tänapäeval saab teha? Ei tea, ma ei ole... Yeah. Ei tegele õppekavaga. Ja selles osas ma tunnen, et nagu, mis on võib-olla veel arvutitehnika eriala juures hea, on selline personaalne lähenemine. Mitte, et keegi tuleb ja nagu hoiab igalt poolt su kätt, aga et kui sul on see küsimus minna õppekorraldusspetsialisti juurde, siis kuna arvutitehnikuid ei ole 200 tükki või 400 tükki või ma ei tea, palju informaatikuid on. Nüüd juba on, me võtsime 100 vastu. Nii et ühesõnaga, meie kogukond kasvab järjest. Kogukond kasvab järjest, mul on väga hea meel selle üle. Aga endiselt jääb nagu see ruum vähemalt siis oli, et sa said minna, istud maha ja kas õppekorraldusspetsialist või programmijuht ütles, et aga muidugi nagu, see on ju tegelikult läheb vabalt siia meie eriala nagu õpiväljunditesse või see, mida sa peaks tegema, et muidugi me võime sulle panna, et see läheb nagu ühe mooduli alla. Ja niimoodi sai.
ja on nagu väga äge. Ja senimaani saab tegelikult, et alati, kui meil on koolikülastused ka näiteks siin Delta keskuses, me alati räägime ka gümnasistidele, et tõesti, et kellel on enda kindlad huvid, et tõesti valikainete raames on vabaaineid on võimalik võtta lisaks, et sellele profiilile, mis parasjagu inimest huvitab, et kuna tõesti me kõik oleme ainulaadsed, et meil on erinevad huvid ja me ülikoolis pakume ka seda, et kõik ei pea õppima 100% nagu õppekava põhiselt, vaid saab ka võtta tegelikult neid lisatoetavaid aineid juurde, mis on väga-väga äge, et see võimalus on kindlasti olemas. Et seda me ka kasutame praegu ka. Ma võin kohe välja tuua. Mis oli parim valikaine? Ja ma võin tuua oma need täpselt välja. Et mida soovitad arvutitehnikul võtta? Ja kui ma ülikooli tulin ja vaatasin nagu seda õppekava, siis ma tundsin, et ma tohingi ainult nagu 6 EAP jagu valida nagu täiesti suvalisi aineid või? Et ma saan sellest 1 või 2 ainet. Et tegelikult ma ju nagu tahaks proovida mingeid nagu rohkem asju. Ja no ma ütlen ausalt, sa võid võtta rohkem. See lihtsalt, et see ei lähe kuhugi. Aga mulle korraks tundus algus, et see on nagu piiratud ja ma ei julgenud ka seda piiri nagu ise lükata. Kuni selle hetkeni, kui mul oli neid niikuinii liiga palju. Ja väga ei olnud lõpuks vahet. Minu 2 kõige ägedamat ma ei tea, kas see on, ilmselt on vabaaine, mitte valikaine. Võib-olla on valikaine. Ma ei saanud kunagi sellest sõnastusest aru. Igatahes on Eesti viipekeele algkursus ja Kroki. Millest siis viipekeele algkursus oli, mis ta siis on, Jakobi tänaval seal keeltemajas. Kroki oli Tartu Ülikooli kaunite kunstide keskuses, mis on siis vana anatoomikom üleval seal Toomemäe peal. Mis on, mitte kusagilt ei seostu arvutitehnikaga, eks ole. Aga need valikut olid nagu sinna isiklikust huvist ja keegi soovitas, et kuule, tule raid kaasa. Ma scrollisin lihtsalt öisi mingi hetk ja ma olin mingi, see tundub huvitav. Ja ma ütlen, eks võrdlusena, et ma arvan Eesti viipekeele algkursus, see minu arust kadus ka ära aasta pärast seda, kui ma olin selle ära võtnud. Võib-olla see on tagasi tulnud, sest et mul on tunne, et viipekeel natukene ühiskonnas on saanud jälle laiapõhjalisemat kõlapinda. Ma ütleks, see on nagu ainukene võõrkeel, kui niimoodi tohib öelda, mitte siis see emakeel, mida mina olen harjunud rääkima, kus ma nagu sain aru, et keeleõpe võib olla tore ja nagu, et mulle võib päriselt nagu keel jääda külge ja ma võin nagu igapäevaseid asju nagu mõelda selles uues keeles, mida ma veel ei oska. Et selles osas ma tunnen jälle, et nagu mõneti siuke ainulaadne kogemus või ütleme minu jaoks esmakordne kogemus, saada selline kogemus ka keeleõppest, arvutitehnikat ülikoolis õppides. Et ja neid uksi on nii palju, mis keegi ei ütle sulle, et neid uksi saab avada ülikoolis. Aga see on tegelikult igal pool elus niimoodi. Mulle ise julge ja siis on uksed avatud. Jah, otsi, võib-olla isegi lasta kohe algus sisse, teist korda küsid, siis ikka lastakse sisse ülikoolis, pärast tööelus, kaitseväes, igal pool. Et sa tegelikult saad teha neid asju, mida sa tahad ja palju võib-olla suuremal määral, kui sa üldse julgeksid ette kujutada. Et otsige huvitavaid väljakutseid. Kuidas sa tunned, et kuidas õpingud üldse siin Tartu Ülikoolis sind kui inimest muutis? Et mida sa kaasa võtad, et mis need isikuomadused, et mida sul võib-olla gümnaasiumis õppides ei olnud? See on suhteliselt keeruline küsimus, ma arvan, ja keeruline küsimus selles mõttes, et ma ei usu, et ma oskan nagu välja tuua seda üks-ühest seost, et okei, see, et mul oli visuaalprogrammeerimise kursus, andis mulle selle nagu isikuomaduse. Ma arvan, et võib-olla üks drastiline osa jälle või võib-olla ma võtangi seda, alustan just sealt poolt, et see isikuomaduste mõttes on võib-olla natukene lükanud siukse enesejuhtimise poole just see sama, et ma küll ei küsinud, kas ma tohin niimoodi teha ja keegi ei öelnud, aga ma ikka tegin, et ma nii bakas kui magistris, ma lihtsalt, sul on ees üks tulp õppeaine, mida sa peaksid nagu tegema ja ma teen ka siit täpselt selle palju peab ja siis ma võtan lihtsalt suvalt ümber ringi. Et ma nagu otsisin neid kohti, kus ma saaks nagu süsteemi häkkida nii palju, et mul endal oleks igav lihtsalt. Ja siis ma tegin seda. Ma arvan, et see on nagu üks asi, mis ma tunnen, et tuli ülikoolist välja, mille ma saan võtta edasi igapäevasesse ellu, et ma lihtsalt tean, et need asjad on võimalikud. Et tegelikult ei ole neid piire, seda klaasseina siin, kes vaatab YouTube'ist, seda klaasseina ei ole siin tegelikult. Siit võib minna läbi
või noh, kui sa ei taha läbi minna, siis sealt uksest saab minna teisele poole seda seina. See sein ei ole siin ees. Ja ma arvan, et noh, kui niimoodi veel isikuomaduste poolest, eks ole, et see on võib-olla mingi teatav siuke natukene mingi enesejuhtimise pool, enda lükkamine mingist mugavustsoonist välja. Et see on tulnud siit ja võib-olla mis puudutab siukest kommunikatsiooni kui sellist, siis ma selles osas ikkagi annan hästi palju punkte sellele teadusbussi ainele, mis ka natukene tõi seda sama, et ka teadusbussis meil hakkas mingi hetk igav. Me tegime ühe sõbraga seal palju asju, neid inimesi oli tegelikult palju, kellega me tegime asju. Lihtsalt me mingi hetk jagasime seda sama nagu igavuse tekkimise fooni ja siis me jälle koputasime õigetele ustele ja siis lendasime enda jaoks tasuta Islandile mingile teadusteatrite konverentsile. Järgmine aasta läksime juba Genfi, käisime lihtsalt, siis käisime rektori delegatsiooniga Leedu rektoril külas, sest et neil oli vaja meelelahutust natukene, siis me saime kogu selle nagu tasuta reisi jälle ja tegime ühe teadusteatri. Ehk siis tasub ka igavust tunda ülikoolis, see viib õigetesse kohtadesse. Jaa, täpselt. Ja selles, kui sa jääd nurka igavlema, siis see ei vii sind kuhugi. Lihtsalt tööta ise, tööta kõlab jälle nagu minu jaoks demotiveerivalt, aga koputa igale poole, nagu nügi seda igavat ruumi enda ümber nii palju, et see läheb katki ja siis tulevad mingid huvitavamad asjad. Ja lõpuks võib-olla sa avastad, et sa oled üliosav mingis asjas, mida sa ei osanud ette kujutadagi. Raid, sa oled rääkinud pikalt enda ägedatest õpingust, Tartu Ülikoolist ägedatest õpingutest, aga räägi nüüd lähemalt üldse kuulajale, kus sa praegu tänasel päeval töötad? Mina tean seda vastust, aga võib-olla avaksid ka natukene, et ma olen praegu ka siin kuulanud ja tõesti saan aru, et sa väga hästi sobid just enda ametikohale, nende isikuomaduste tõttu ka, et võib-olla nüüd räägiksid ka, et mis sa siis tegid peale magistrit, et tavaliselt küsivad kõik inimesed, et kelleks ma saan, kui ma lõpetan arvutitehnika eriala, kelleks ma saan, mis on minu nagu väljavaated karjäärialaselt. Et võib-olla räägid sina ka, et jah, ühesõnaga, floor is yours again. Mina töötan igapäevast sellises ettevõttes nagu Quark. Äriregistris on teise nime all, aga see ei ole oluline. Ja mis me teeme on siis, hästi lihtsustatult, kui keegi küsib, siis mulle meeldib anda ka see neutraalne vastus, et me tegeleme haridusliku meelelahutusega. Mis arvutitehnikaga nagu ei paista ühtegi seost esialgu. Mis võib olla kõige selline nagu väljapaistvam toode Eesti ühiskonna jaoks peaks olema, mille järgi tunda, on siis saade Rakett 69 ja selle siis teadustoimetus. Ehk siis kõik ülesanded, mida te näete Raketisaates, need ühel või teisel hetkel on minu laua pealt läbi libisenud või siis ka tagasi lükatud. Rohkem ma võtan need ülesande ikkagi kaasa ja siis produktsioonitiim lükkab selle tagasi, kui neile midagi visuaalselt võib-olla ei kutsu nii väga. Aga see on siis igapäevast, ma arvan, siuke peamine fookus on see, et mõelda välja, toota ja viia läbi erinevad siis ülesanded saates Rakett 69 või siis selle analoogides. Me tegelikult selle loo ajal oleme teinud ka Luksemburgis seda sama saadet juba terve hooaja. Järgmine hooaeg plaanime jätkata ja mine tea, võib-olla avame veel mõned turud. Aga et see on siis ütleme üks pool. Aga lisaks sellele on seal kindlasti veel erinevad sellised suunad, et teaduskommunikatsioon oma olemuselt see Rakett 69 on üks selline hea nagu näide, mis tegelikult ei ole võib-olla isegi nagu teaduskommunikatsiooni näide, kuivõrd ta ongi selline hariduse populariseerimine, võib-olla hariduslik meelelahutus. Aga täpselt samamoodi, et kui ei ole küll mina isiklikult seal sees olnud, aga ma ei tea, kas ma võin öelda, ütlen ikka, et G4S kunagi tuli oma vingugaasianduritega välja. Tänapäeval on juba igal pool vingugaasiandur igas kodus, aga siis samamoodi, et neil on vaja, nad tahaks nüüd teha ka mingit promomaterjali. Nemad võib-olla oskavad kohe alguses öelda lihtsalt, et meil on üks vingugaasiandur. Või siis me aitame neil lahti selgitada, kuidas see asi töötab, teeme läbi mingid eksperimendid, kuhu vingugaas levib, kuidas see läheb. Küsime samamoodi siin Tartu Ülikoolist tuge, teeme mingid arvutisimulatsioonid, kuidas see peaks töötama, siis visualiseerime seda, siis näitame katsetuselt kuidagi järgi, et see on nagu see pool sellest nagu teaduskommunikatsioonist, et
tihti siin ka viimastel aastatel pöördutakse rohkem võib-olla selliste rohepesuhõnguliste küsimustega, et me tahaks näidata seda, et me oleme hullult öko. Kas te saate meile teha nagu siukse asja? Ja noh, me ilmselt ka päris tihti vastame, et see on meie jaoks rohepesu, et me ei saa teid aidata kahjuks sellega. Ja noh, mis on ka okei, eks ju, ja igaüks valib enda relvad igas lahingus. Aga et see mõte, et mis see teaduskommunikatsioon oma olemuselt on kindlasti laiem kui see, et ma käin ja teen teadusteatrit mõnes koolis 7. klassi õpilastele. Et seda pigem ei juhtu võib-olla igapäevaselt tänasel päeval, aga sealt see tegelikult algas. Ja tuleb siis leida kogu aeg uusi väljavaateid. Et ma arvan, see on ka üks siuke tore osa sellest, et tegelikult laias laastus, nagu suures pildis võiks öelda, et igav ei saa hakata, sest et sa ei tee kunagi nagu sama asja mitu korda. Kaua sa oled juba seal meeskonnas olnud? Ma meeskonnaga liitusin, ma arvan, et juba võiks öelda bakalaureuse ajal. Et algas samamoodi sellest, et kui teadusbussi fookus oli tol hetkel ja laias laastus on ka tänasel päeval teha siis teadusteatreid, teha seda koolidele pakkuda võimalust võib-olla interaktiivseks teaduse demonstratsioonideks, siis me sealt kõrvalt mingi hetk hakkasime tegema ka, ütleme, erakliendile. Et keegi tahab, ma ei tea, jõulupeole või pulma või kuskil midagi sellist. Ja sealt vaikselt siis tekkis nagu eraettevõttena see sama üksus, mis tänasel päeval on. Seal samas paralleelselt juba tegeleti raketisaate ülesannete loomega, mis tähendab, et sellel hetkel, kui oli ka vaja mingeid elektroonikalahendusi kuskil seal vahepeal kõrval, et siis seal ma sain niimoodi erialase väljundiga panustada sellesse samasse asja. Ja siin magistri kõrvalt ka, ja ma nüüd ei tea, 2020, praegu 2024, meil on praegu 14, et ma ei tea, kas äkki oma magistri viimasel aastal ma siis võtsin selle rolli või pärast lõpetamist kohe, mis mul täna on, ehk siis, et mina olengi see inimene, kes siis vastutab selle raketisaate sisu väljamõtlemise, tootmise ja läbiviimise eest. Et mitte, et ma üksi seda teeksin, meil on terve tiim, kes seda teeb, lihtsalt, et kui on vaja üks pea panna pakule, siis olen mina see, kes peab tagama, et need asjad saaksid tehtud. Mis on, kui sa oled seal meeskonnas päris pikalt juba olnud, kas sa oskaksid välja tuua ka kuulajale nagu sind kõige enam nagu mõjutanud ülesanne, mida sa oled välja mõelnud, aga mida võib-olla nagu vaataja ei oskaks kohe nagu esimese hooga välja öelda? Ma ei tea, kas sa said ma praegu oma küsimusest aru, aga ühesõnaga... Ma tõlgendan ise. Ühesõnaga, ütle kuulajale mingi põnev ülesanne, mida sa oled raketlastele välja mõelnud ja kuidas nad on sina arvates hakkama saanud sellega näiteks? Mulle meeldis see esimene ülesande püstis rohkem. Ma proovin vastata sellele ja võib-olla sellest tuleb ka vastus teisele. Ma arvan, et ma olen siin just viimastel aastatel hakanud hindama rohkem sellist matemaatilist ilu asjades. Et kui sa teed mingeid asju ja sa ei saa võib-olla ise arugi, aga pusletükid lähevad täpselt kokku ja võib-olla sina ei saagi või isegi saates aru, aga televaataja vaatab, et jaa, nagu peakski niimoodi olema, kuigi sa enda arust tegi midagi täiesti suvalist. Ja võib-olla kui sa ise astud ka 2 sammu eemale, siis sa näed, et jaa, siin ülesandes läksidki täpselt niimoodi kokku. Ja ma hästi palju, ma arvan, sellest kirjutaksin sellise magistriõppeaine peale nagu algoritmika, mis jälle kus sa küll implementeerid erinevaid algoritme nii nagu arvutid seda peaksid tegema, aga sa hakkad seal nägema neid ilusaid mustreid sellest, kuidas tegelikult asjad efektiivselt ja kokku sobivalt siis töötavad. Ja ma arvan, et ma olen ka otsinud siin hiljuti seda sama nagu puhtust ja matemaatilist ilu erinevates ülesannetes, et ma ise lähen elevile, kui ma näen neid asju, millest võib-olla siit elevat ei saa aru, aga et seal nagu taustal on see asi esiteks teaduslikult korrektne, teiseks nagu puhas ja ilus ja see asi lihtsalt tuleb välja või mingi lähenemine on ilus algoritmiliselt. Selle tahtsin hinge pealt ära saada. Ma küsin kohe vahele ka sellise asja, et kui sul neid ülesandeid on päris palju, et kui palju sul keskmiselt kulub aega ühe ülesande väljamõtlemisele? See on nüüd hea küsimus ja ma ei usu, et
päris niimoodi saab, eks ole, sõnastada, et noh, vahel on see olukord, kus läheb Raid, istub laua taha, paneb kapuutsi pähe ja siis võtab kapuutsi ära ja siis on terviklik ülesanne tekkinud. See pigem on harv juhus. Et selles mõttes ma ei oska niimoodi nagu ajaliselt öelda. Ma tean, et noh, nagu igas projekti juhtimises ikkagi, siis ma ise väldin seda nagu numbritega selles mõttes kokkupuutumist, et seda nagu projekti juhtimise tagatoa poolt haldavad meil teised inimesed ja neil on see nagu numbriliselt eelarvestatud ja nad noh, tegelikult ma arvan, et seda nagu palju kulub keskmiselt ühe ülesande peale, et see tegelikult meil eksisteerib see number, lihtsalt ma üritan mitte nendes piirides mõelda. Et noh, vahel küll tuleb, et meil on vaja see ülesanne valmis saada, me oleme juba nagu lõhki sellega, et teeme palun nüüd, proovime kuidagi võimalikult ruttu saada selle. Et ma ei oska öelda neid nagu numbreid, aga need eksisteerivad ja need kuskil seal on. Ma katsun neid jätta enda kuklasse, et need ei oleks esiplaanil. Ma tahtsin, ja võib-olla siis su eelmisele küsimusele siin, et ma küll vastasin, mis minu jaoks on nagu teeb ilusaks, ma ei tahagi võib-olla kohe niimoodi välja tuua konkreetset ülesannet selles mõistes, et võib-olla, kes on saatehuviline ja kuulab või vaatab seda podcasti, siis oskab lihtsalt nüüd vaadata teise nurga alt neid ülesandeid ja otsida seda matemaatilist ilusalt rohkem. Aga ma arvan, et võib-olla nagu arvutitehnikaga seonduvalt, siis kas see oli hooaeg 11 või 12, me ehitasime ühe, arvuti on palju öelda, aga releedel põhinevatest loogikalülitustest koosneva siis suurema loogika jada, mis oli selline, ta nägi välja, oli 2 kollast vineerplaati, kuhu oli siis sisse freesitud vastavalt siis rajad vastavalt sellele tausta elektroonikaskeemile, et noh, need küll, mis visuaalselt seal moodustasid need rajad, seal elektrilist ühendust ei olnud, aga teisel pool oli siis juhtmetega see kõik analoogiliselt lahendatud. Seal olid siis releepesad, kuhu võistlejad said ise releesid panna ja vastavalt sellele, kuhu nad releed panevad, siis see kogu skeem siis vastavalt juhib elektrit nii, nagu nende releede asendid selle defineerivad. Ja kui sa nüüd täidad erinevad klotsid nende releedega ära, siis sul igast 4 siis sellest releeblokist moodustub üks siis loogikavärav, mida siis iga arvutitehnik on digiloogikas õppinud. Ma arvan, see on digiloogikas aine, kus seda õpitakse. Ja siis nüüd nendest omavahel moodustuvad veel kokku siis mingisugune väljund, mida sa ei saaks nagu ühe sisendi põhjal teha. Et noh, näitanud on seda, et mul on 4 mingit sisendit ja ma panen need mingisse asendisse ja mul on vaja näiteks, et see ülemine tuli läheb põlema siis, kui mul on 1-3 sisendit aktiivne, aga mitte kunagi 4. No, et taustainfo näiteks, et ütleme, et süsteemis tekib ülekoormus, kui 4 seadet on taha ühendatud, aga nii 1 seade kui 2 seadet kui 3 seadet on lubatud, aga 4-ga peab ta siis ise ennast välja lülitama. Noh, mis on suhteliselt hoomatav, eks ole, meie jaoks niimoodi teha, aga kuidas sa nüüd selle elektroonikas implementeerid? Ja noh, tänapäeval on selles mõttes lihtne, et sul on mingi mikrokontroller, ma ütlen Arduinole, et kui need 3 sisendit on, siis on hästi ja kui tuleb 4, et siis pane kinni, aga et kui mul ei ole seda, kui me läheme nüüd nagu siin täiesti sinna väiksele tasandile sisse, eks ole see, et noh, mitu transistorit mul oleks vaja, et sellist loogikat üldse näiteks teha. Ja noh, transistorid me seal konkreetses olukorras asendasime releedega, sest et seda on mõneti lihtsam mõista nii võistlejale kui televaatajale. Vaatan su nägu, et sul hetkel on juba natukene läinud see lihtsa mõistmise piir võib-olla mööda, aga see on okei. Visuaalset pilti juba kõrval juurde, on ju? Absoluutselt. Ma võin sulle saata selle episoodi lingi pärast, siis sa saad selle panna kuskile märkmetesse juurde. Kes tahab, saab minna vaadata. See oli duelli ülesanne. Ja noh, ma arvan, et me natukene pingutasime üle sellega, selles mõttes, et ta küll nagu sisemiselt on ilus, aga minu jaoks ta on nagu liiga kolarikas, et see nagu matemaatilist puhtust, et nagu kaatsime natukene, läksime sealt mööda, aga ma arvan, et see nagu arvutitehniku vaatest, see nagu loogika ja see sisu, mis seal on, et see võiks olla selline hea viis ja hea suunav element, et jõuda siia, kus me täna oleme. Kas sul on tore vahepeal näha ka, et meil on päris palju arvutitehnikuid just selles saates osalemas, et kas sul on selline kodune tunne, et me oleme ikkagi ühe eriala inimesed? Mul on kindlasti mõneti kodune tunne ja noh, ma näen kõrvalt selles mõttes, ma arvan,
ma ei saa öelda, et see on ühiskonna läbilõige, kes tuleb raketisaatesse, see pigem on ikkagi üks konkreetsete huvialadega inimesed. Ja ma sealt nagu näen kõrvalt, see erineb väga suuresti hooajaliselt. Ma näen, et kui suur osakaal ja millisel tasemel noored on elektroonikaga. Et üks arvutitehnikat õppinud inimene, ma ei tea, mis seis temal selle õppimisega on, aga kuidas ja mis plaanid tal on. Knutt, kui see nimi ütleb mõnele kuulajale midagi, oli, ma ei tea, kas äkki 6. hooajal raketisaates või 7. Ja ta oli seal hästi noorena. Ta oli seal samal ajal, kui mina õppisin bakas 1. aastat, võtsin robootika praktikumi ja muuseas oli ka see Knutt selles samas robootika praktikumis. Mis tähendab, et ta oli nagu, ma ei tea, 14 või ma võiks öelda ka 9, mis iganes, eks. Ta oli ikkagi nagu ülinoor võrreldes kõik nende teiste inimesed, kes seal olid. Ja tänasel päeval samamoodi, kui meil on vaja mingit töötavat kiiret elektroonikalahendust, siis mina prototüübin neid asju kõvasti aeglasemalt kui tema. Ja et kui mul on nagu aega ja ma tahan ka natukene sellest lõbust osa saada, siis ma teen mingeid asju ise. Ja kui mul on mingi asi, kus ma ei tunne ennast nii mugavalt, aga ma tean, et mul on ajasurve peal, siis ma helistan Knutile, et tule tee üks siuke asi, palun. Ja kust ma alustasin, et kui ma näen arvutitehnikuid ja ma otsin tegelikult, ma arvan, et Knutt on selline hea nagu baasvõrdlus, et kui ma nagu võrdlen, ütleme, arvutitehnikut või elektroonika huvilist raketisaatesse pürgijat, siis ma nagu vaatan, et kas ta on nüüd nagu Knutt või ta on siuke Raidi ja Knuti vahepealne inimene. Sest kui mina läksin, siis mina ei olnud väga elektroonika huvil, mina olin lihtsalt laia füüsika taustaga inimene kuskilt keskkooli algusest ja see tase, mis ma näen täna saates, kes on elektroonika huvilist, ka need, kes ei ole, aga ikkagi tulevad lõpuks arvutitehnikat õppima, mul on väga hea meel, siis ma arvan, et nad on palju lähemal sellele maailmale, kui mina siis olin. Et kes siin sellel hooajal ka on, kes on kodus ehitanud valmis mingisuguse raadio või kui on siin, meil tuleb teadusseaduse episood varsti, inimesed ehitavad endale ise selliseid katsevahendeid, mida sa ei saa poest osta, esiteks, sest need on natukene liiga ohtlikud, teiseks, vaid teiseks nad teevad elektrooniliselt ise sinna süsteemid taha, mida nad ka poest ei saaks teha. Et selles mõttes ma olen väga optimistlik arvutitehnikute tuleviku suhtes või üleüldse sellise inseneeria eriala laienemise suhtes Eestis. Et võttes kokku siis vaatan ja olen küll elevil, et on inimesed, kes neid samu asju hindavad, samu asju väärtustavad, mis mina omal ajal, mida mina praegugi väärtustan. Pöialt küll ei hoia, sest ma olen hästi neutraalne, aga muidugi vaatan huviga, et kuidas neil läheb ja kuhu edasi jõuavad. Ma tahaksingi lõpetuseks küsida sellist asja, et kui me tõesti Eestis räägime siin inseneride puudusest, me kutsume kõiki siia Tartu Ülikooli, et te saate arvutitehnika eriala õppida, tulge meile magistrisse. Et mis sina ütleksid, et miks meil on tarvis Eestis insenere? Et kuidas sa lisaksid sellele mõttele enda vaadet juurde? Et kui sa oled tõesti raketlastega nüüd töötanud päris palju aastaid, sa oled selles valdkonnas olnud, et miks meil on tarvis Eesti ühiskonda üldse selliseid mõtlevaid inimesi? Mulle meeldib, et sa ise juba tegid selle nagu panid võrdlusmärgi siin ära, et see insener ja mõtlev inimene ühiskonnas, et see on see, kust nad tulevad, eks ole. Ja laias laastus see on. Ma tõin siin ka täna juba näiteid, et kuidas läheneda reaalteaduslikele alustel sotsiaalteaduslikele probleemidele, mis ei pea olema nüüd see, ma olen juba keeruliseks. Ma võtan siit rahulikult. Räägi lihtsalt. Miks meil on vaja tarkast inimesi? Tundub ju suhteliselt selge, et kui on targad inimesed, siis on targem ühiskond, me teeme ägedamaid asju. Et ma võib-olla isegi ei tahaks nagu minna sinna nii süvitsi. Ma tahaks öelda. Ma tahaks rääkida jälle mitmest asjast. Ma alustan sellest. Kui pikk see episood olla võib? Mul saab auto parkimine läbi. Jaa, ühesõnaga sa võid enne seda lõpetama. Mul juba on läbi. Juba läbi trahvid siia. Kunagi mulle mõjus hästi inspireerivalt, kui Mart Noorma midagi kõnetas. Üks hetk see hakkas mulle nagu natuke vähem inspireerivalt
mõjuma, ma ei tea, võib-olla ta lihtsalt adresseeris teist publikut edasistel kohtadel, kus ma sattusin teda kuulma. Aga tema kunagi tõi välja, natukene võib-olla vastandas Tartu Ülikooli ja Tehnikaülikooli ja tõi välja selle poole, et mis on muidugi 10+ aastat vana info, et kindlasti ärge võtke seda mingi konkreetse tsitaadina või et ma ütleks, et tema pidas seda tõeseks, ei pruugi üldse nii olla. Aga see, mis minule nagu meelde on see, et ta rääkis, kuidas et Tartu Ülikoolist tuled, see on kindlasti natuke teoreetilisem haridus kui Tallinna Tehnikaülikoolis või mõnes muus, eks ole. Ma arvan, et nii Maaülikoolist kui ka Lennuakadeemiast kui ka mingist kõrgkoolist sa saad oluliselt praktilisema võib-olla või fookusega rohkem praktilisele hariduse. Siis kui sa tuled Tartu Ülikooli, siis sa saad väga laiapindse hariduse. Ehk siis, kui sa nüüd lõpetad. Kui sa lõpetad Tartu Ülikooli arvutitehnika või sa lõpetad Tallinna Tehnikaülikooli ventilatsiooniinseneri eriala, siis Tallinna Tehnikaülikooli ventilatsiooniinsener, ma ei tea isegi, kas see on eriala, ma ei taha liiga teha, ma lihtsalt toon selle nagu näitena. Siis sul on suhteliselt konkreetne karjääri teekond. Ma nüüd lähen ja ma valin erinevate ventilatsiooniga tegelevate firmade vahel, võib-olla lähen soojustuse peale. Suhteliselt kitsas. Kui sa lõpetad Tartu Ülikooli arvutitehnika, sa võid minna sinna samasse ventilatsiooni ettevõttesse. Sa võid minna, ma ei tea, Königsegi autoelektroonikat tegema ja võib-olla mingeid ka mehaanikat. Sa võid minna Samsungi ja hakata tegema telefone. Sa võid minna G-Scanni, mis on siin samas Tartus, mis teeb müün detektoreid, eks ole. Et sa võid tegelikult minna igale poole ja kui sa lähed, siis jah, esimese sammuna, kui sa lähed sinna samasse ventilatsiooni ettevõttesse, siis sa pead tegema natukene rohkem tööd, et olla nüüd nagu jõuda samale tasemele, kuhu on see ventilatsiooni inseneriks õppinud inimene jõudnud. Sa pead natukene rohkem liigutama, aga sul on see baas, on seal nii palju lai ja paks all, et sul on võimalus igasse neisse minna. See inimene, kes on nagu spetsiifilisemalt selles ühes kohas, eks ole, et tema nagu, tal on palju raske minna kõrval mingisse muusse asja. Ja see jäi minule meelde põhikoolist või keskkoolist, kus Mart Noorma mulle seda rääkis. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, siis peab minema Tartusse. Et see, ma arvan, aitas. Siis mul oli 2 asja veel, mis ma tahtsin rääkida, aga ma ei mäleta. Ühesõnaga, lisa midagi veel lõpetuseks. Mida see inimene, kes on praegu meid kuulanud, mida ta võiks veel endaga kaasa võtta sellest taskuhäälingu osast? Mul kohe tuleb meelde, mis ma tahtsin öelda. No ma arvan, et best enda oleks huvitav. Absoluutselt. Ja ma tahaks öelda siin, kui sa kuulad praegu seda podcasti, sa ei tea, mida minna õppima, siis kui sa oled nagu, ma ei saa öelda, kui sa oled tark inimene, võib-olla ma diskrimineerin kelle, kes tunneb, et ta ei ole tark inimene. Ma arvan, et te kõik, kui te kuulate juba seda podcasti, siis olete targad inimesed, siis te suudate teha enda jaoks targad valikud ja te suudate maailmas kutsuda esile positiivseid muutuseid. Ma tahaks tuua näite. Meil oli siin koroonakriis vahepeal. Ja siis kutsuti kokku, vist tegelikult oli enne ka, aga rohkem sai avalikkuse tähelepanu teadusnõukoda. Ja siis ikkagi Aktuaalses Kaameras ikkagi tihti oli nende poolt siis ka, et küsiti arvamust mingilt teadusnõukoja liikmelt. Ja kui muidu ma olin harjunud seal nägema, viroloog või bioloog või keemik või võib-olla mõni nagu füüsik või et suhteliselt tugevalt, meil oli nagu tervishoiukriis või mingi meditsiiniteaduse keegi, sain nagu sealt, need teadlased võtsid sõna. Siis üks päev ma vaatasin ja seal oli siis minu jaoks täiesti nagu ootamatu, aga Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna mingisugune, ma ei tea, psühholoog või filosoof, ma ei taha nagu kellelegi, ma ei taha kuidagi nagu vähe tähtsustada seda, aga minu jaoks ma olin nagu, et oota. Meil on nagu alati olnud mingi reaalteadlane siin rääkimas. Ja nüüd on siis nagu mitte reaalteadlane. Ja see, mida see inimene rääkis, ma kuulasin ja ma olin mingi, see on tark inimene. Kõik, mis ta räägib, see on nagu tark. Ja siis ma sain aru, et meil on nagu tervishoiu viroloogia kriis. Ja meil on lihtsalt üks koht, kuhu me oleme võtnud targad inimesed kokku. Vahet ei ole, mida on õppinud. Need on targad inimesed. Ja me küsime neilt, mida teie teeksite.
ja kui sa tunned, et arvutitehnika võiks olla see, mis annab juurde sinu tarkusesse, siis tule õppida arvutitehnikat. Kui sa tunned, et sa tahaksid saada, ma ei tea, filosoofia doktorandiks, siis kindlasti on ka sinul panustada maailma palju juurde, siis tule õppi seda. Ja võib-olla lõpuks kunagi me jõuame sinna, kus selle asemel, et valitsus saab aru, et inimesed on targemad kui nemad, siis nad küsivad tarkade inimesed nõu, et äkki me paneme targad inimesed otse valitsusse. Väikse naljaga, aga ma loodan, et kõik leiavad enda ja ma arvan, et arvutitehnika on väga hea koht, väga laiapindse hariduse omandamiseks, sest et nii nagu ka eelmistes osades on öeldud, siis kogu tarkvarasektor on sinu jaoks valla, kogu riistvarasektor on sinu jaoks valla, kogu inseneeriasektor on sinu jaoks valla, et kui sa ei tea veel, mida teha, mida mina ei teadnud ja isegi kui sa tead, siis arvutitehnika eriala lubab sul nii täpselt valida seda suunda, kuhu sa tahad edasi minna, et see haridustee toetab igat valikut, ükskõik kui vara või hilja sa selle teed. Suurepärane, aitäh Rait tulemast ja tõesti väga äge osa sai nii, et hea töö!